Tere õhtust ja vaataja! On 23. veebruar aastal 2021, kell on saanud 6 õhtul ja Viimsi Viva virtuaalklubi alustab. Kuivõrd homme ootab meid ees Eesti Vabariigi 103. sünnipäev, siis selle tähtsa päeva eelõhtul me oleme oma kaameratega tulnud siia kindral Laidoneri muuseumisse ehk siis Viimsi mõisa ja tänane otseülekanne on meil ei midagi muud kui selline pidulik kontsert mõtisklus teemal sügavalt isiklik Eesti. Mõtisklejaks on luuletaja Kristiina Ehin. Kohapeal kannavad muusika eest hoolt aga ei keegi muu kui Silver Sepp ja ka Viimsi lasteaedade ja koolide muusikalapsed. Ja me teeme ka ajas rännaku tagasi täpselt aasta tagusesse, mil siin Viimsi mõisa õuel leidis aset üks unustamatu kontsert ja sealt kontsertilt vaatame muusikalisi etteasteid maestrolt Arne Soluverilt koos laululastega, samuti Rein Rannapilt ja ka Pearu Pauluselt. Oma sünnipäevaeelsed tervitused edastab meile ka härra Trivimi Veliste, aga saadet alustame sellega, et anname sõna meie vallavanemale härra Illar Lemetile. Head viimsilased, meie valla külades, Alevikes ja saartel. Homme, 24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 103. aastapäeva. Õnnitlen teid kõiki meie riigi sünnipäeva puhul. Meil on põhjust tunda uhkust ja olla rõõmsad vaba Eesti üle. Nii nagu sünnipäeval ikka, mõtleme sel päeval nii ajaloos toimunule kui ka homsele. Mõelgem täna tagasi oma esivanematele, kes tõid Eestile iseseisvuse ja kes ehitasid üles omariikluse koos õitsva kultuurielu ja majandusega. Meie esivanematele ja kogu meie riigile on hiljem osaks saanud palju kannatusi, aga vaatamata sellele oleme suutnud tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise. Elujõuline riik tugineb elujõulistele kogukondadele. 1919. aastal hakati noore riigi Kiiluvees üle kogu Eesti organiseerima kohalikku elu ja moodustati uusi omavalitsusüksusi. Üheks selliseks oli ka Viimsi, mis sai valla õigused 11. mail 1919. Sel aastal tähistame seega oma koduvalla 102. aastapäeva. Tänane Viimsi on elujõuline arenev vald, kus elavad ettevõtlikud inimesed. Meie inimestel on privileeg elada kohas, kus loodus, meri ja mets ning kaasaegne elukeskkond eksisteerivad kõrvuti. Meie üheks kõige olulisemaks ülesandeks lähiaastatel on leida õige tasakaalupunkt, et Viimsi oleks heaks elukohaks meile kõigile, nii inimestele kui ka muule elusloodusele. Väga oluline on ka kultuurikeskkond meie ümber. Nädalapäevad tagasi ütles maestro Arne Saluveer Viimsi uuele kultuuri- ja hariduskeskusele nurgakivi pannes, et inimesi saame defineerida läbi kultuuri, kunsti ja hariduse. Aasta pärast saab iga viimsilane öelda, et oleme ühiselt korda saatnud midagi erakordset ja suurt. Kogukonna ühise panusena valmib Viimsi uus kultuuri- ja haridustempel Artium. Kutsun kõiki viimsilasi eelolevatel kuudel kaasa mõtlema ja arutama, mis on need ettevõtmised ja ideed, milliseid Artiumis ellu viies paistaksime silma nii Eestis kui kaugemalgi. Eesti vajab tugevaid linnu ja valdu ning Viimsi on kindlasti üks tublimaid. Selle taga on iga viimsilase töö ja panus. Täna, vabariigi aastapäeva eelõhtul, on meil põhjust ühiselt rõõmustada. Tunneme uhkust saavutatu üle ja jagame seda teistega. Head Viimsi valla külade, Alevike ja saarte kogukonnad. Kutsume teid homme hommikul päikese tõusul oma kodukohas Eesti lippu heiskama. Nii tähistame väärikalt oma riigi sünnipäeva. Elagu Viimsi ja elagu Eesti!
vastu pilgastab imedat. Vastu pilgastab pimedat, vastu koitu kolletavat, vastu vette viirulistab. Kus me läheme kolmekesi üle nurme, neljakesi, viiekesi üle välja. Lähme kuuda kummardama, lähme päeva paluma, eha tähte teretama. Kuu on kuri külmetama, päev on palam põletama, tähte tapperit tärista. Kus me näeme vasta ööda, vasta kuuda, vasta pilgastab imedat. Vasta pilgastab imedat, vastu koitu kolletavat, vasta võtta viirulistab. Lähme suveks Saaremaale, pooleks aastaks Poolamaale, neljaks Narva maarajale. Saar täis on surnuluida, Poola täis on poiste pöidu, Narva täis on naiste päidu. Kus me näeme vasta ööda, vasta kuuda, vasta pilgastab imedat. Vasta pilgastab imedat, vastu koitu kolletavat, vasta vette viirulistab. Lähme hilja hiisi kaudu, lähme kullat muusi kaudu, ilma leili pidama. Kas me uppume ehasse või me toome kastesse või me toome varjudesse? Ei me uppu ehasse ega kao kastesse ega vaju varjudesse. Ei mahu matsidesse ega sule saksadesse, otsin ilmale oma kuus meil käega, oma säädus alla kuue, oma õigus alla särgi. Otsin ilmale omada, raium rõõmule radada. Otsin ilmale omada, raium rõõmule radada, vastu võtta viirulista. Kus me näeme vasta ööda, vasta kuuda, vasta pilgastab imedat. Vasta pilgastab imedat, vastu koitu kolletavat, vasta eha heledat. Ma olen oma luules püüdnud mõtiskleda Eesti identiteedi üle ja küsinud endalt, et kas me oleme siis maarahvas või metsarahvas või hoopis mere- või metsaveere rahvas. Ja tuli selline tekst. Kas tuleme metsast või merest? Kas algame tulest või jääst? Nõrgume sinisest verest, ekraanide ümber käed. Nõrgume punasest pajust, huuled pühime vahtra meest. Astub välja sügise rajust 4 tosinat mahtra meest. Käsi joonistab linna, tald igatseb männiokast. Laane lõhna, mis tungiks ninna ja maamärki veelinnu nokast. Käbi kukub veekalkvel maale, kus vastu hakkajaid peksti. Raiume läbi laaned, kuid usume tüviteksti. Midagi pole teha. Meie keel on vist ikkagi meie kõige suurem ja tähtsam rahvuslik tunnus. Ja selle luuletusega ma küsin, kas me suudame seda hoida.
ma tahan teada, kas me peame vastu siin hiigelkeelte laanes veel paar aastasada. Siin suuri libekeeli roomab vastu, kes söönud väikseid keeli riburada. Ma olen võrse, millest kasvab puu, mis keele kõrgusi võiks vallutada. Mu kõrva vastu paned oma suu ja proovid enda poole kallutada. Kuid mind ei liiguta su honey ja su baby siin pajuvõsa laiuskraadi hallis. Vastan sulle mööda minnes maybe, piisaks, kui sa ütled lihtsalt kallis. Kes naerab omas keeles, nutma puhkeb, kui meie ingliskeelses nutiseadmes tukume. Ma tahan teada, kas me keel on uhke või siiski määratud on hukule. Meie esimene lugu on selline, millega on eestlastel selline taust, et ei olnud veel isegi laulvast revolutsioonist veel sükest väga tugevat tunnet sees, kui Rene Eespere mingi ajendi nimel läks koju ja kirjutas sellise süütu laulu. Ja ma olin Viimsi kooli õpetaja, mul õpilased tõid selle laulu, mille esimesed sõnad olid, et meri siin seisma jäi. Eriti sümboolne on see täna, kui lähtuda sellest, et meri on tõesti meie juures elanud ja seisma jäänud ja teinud asju ja olnud president. Aga selle koha peal on siis selline palve, et see meid sütitas, et see on sellise ärkamise aja laul ja seda me teiega koos loomulikult laulamegi. Ja siis on veel selline teadaanne, et kuigi me siin pidasime väikest nõu, et kui on toredaid koolilapsi, kes on olemas, kes tahavad lavale tulla meiega laulma või lava ette, siis palun tulge, nüüd on aeg, kes tahab joosta, näe, juba tuleb. Kutsuge teisi ka ja me hakkame. Ja kun sai, kaldas talkas maa.
õige pea ühitseme me ka oma riigi 103. sünnipäeva. Ja tänavune aasta on eriline veel selle poolest, et aastasse 2021 langeb 2 olulist tähtpäeva. Kõigepealt augustis möödub 30 aastat päevast, mil Eesti riik taastas oma vabaduse, aga veelgi huvitavam kuupäev on 30. novembril 2021, kui Eesti Vabariigi vabaduses elatud päevade arv ületab 1 võrra nende päevade arvu, mil Eesti Vabariik on olnud okupatsioonide all, siis 2 Saksa okupatsiooni ja 2 Nõukogude okupatsiooni. Ja selles mõttes siis see 30. november on omamoodi meie Priiuse põlistumise pööripäev. Mäletatavasti 2013. aasta 27. märtsil me tähistasime lihtsalt Priiuse põlistumise päeva, sest siis sai see praegune teine Eesti aeg 1 päeva võrra pikemaks eelmisest Eesti ajast. Ma kuulsin ühel suvel Viru folgil arheoloog Ain Mäesalu loengut kuulates, et kõige pikem aeg, mille jooksul Venemaa pole Eestit rünnanud, on 50 aastat ajavahemikus 1061 kuni 1111. Nii et loodame, et nüüd varsti teeme rekordi. Seda maad, kus jõed pole voolanud mahla ei mett, on rüüstanud purjus karu või pigem öelda medved. Kui hurmavalt ahuna palus, kuuvalgel vihtlesid neitsid, taporelvi ja mehi täis laevad hulpisid üle Peipsi. Kui keder varrele voolas, aegade salakuld, verejanune Šeremetjev andis torpati pihta tuld. Kui ööl ja päevalgi põrgus, ketrasid ilusad õed, mehed siplesid võrgus ja läbi torgati tõed. Orav pragistas kuldseid pähkleid, sääsk hammustas tsaari, kes uinus, särab patsi all kuu, sirp ja täht meil, kuid meeli on vallanud tuimus. Vaid pidali tõbine kerjus, kel kõik peale hinge on mäda. Meil ennustab vabariiki peale sajandeid surma ja sõda. Ja teine võib-olla pisut optimistlikum luuletus siia järgi on täitsa tõsiselt sündinud eelmise aasta detsembris, kui veel tohtis lennata Air Balticuga ühest väga tormisest rajupilvest läbi lennates Eesti poole. Ja nii täpselt juhtuski, nagu seal kirjas on. Üks venelanna moodi tšikk Air Balticus teeb selfitades väga kurba nägu. Ma õõtsun kodu poole plekist õhulootsikus, kesk tormipilvi ja detsembri hägu. Eks tunne leivast puudust me ja kilustki ja mõlemal on kuskil kallimad. Pilk pimeduses maandusime ilusti tahmalõhnalises Tallinnas. Siis tuleb tuttav lennujaama tunnel ja liinilt kohvreid saades tõuseb kõigil tuju. Tšikk viipab mulle rõõmsalt ja ma tunnen, et mõlemad me saabusime koju. Et see manifest Eestimaa rahvastele, mis tookord sai Pärnus välja kuulutatud, tõesti kõlaks kõigile Eestimaa rahvastele ja Eesti oleks sügavalt isiklik asi ka neile,
kes ei räägi emakeelena eesti keelt. Seda tahaks ka väga soovida tänasel vabariigi aastapäeval. Ma mõtlesin välja, kus kohast tuleb sõna eestlased. Siin tahan teha kiirelt algust enne EV 103. sünnipäeva ehavalgust. Tahan puudutada sätendavat tähekeed, seljatada segadust, kust metatasandilt on tulnud sõna eestlased. Maarahva õitseid kinni oli brändi nime taga, oli ärksaid haritlasi, kuid enam jagu rahvast magas. Seal Papa Jansen mõtles, jalab Pärnu sooljas merevees, ta mõtles eestlased. Kuid vähesed meist teavad, vist liig noored me, et 3 sõnaosast koosneme. Tukk-tukk, keegi enam tukku kiirelt tõmbanud kinni püksiluku. Tukk-tukk, sõjavingus tukke, kuuled võõrvallutaja püssikukke. Kui kuuled seljad tagant hüüet eest, kuulsid sõnaosa kõige esimest. Välk käib läbi luu üdist lihastest. Jälg võõras vallutaja jookseb sinu jälgedest. Näe, meie esiisa jookseb sammal säärikus läbi luha üle kingu mööda männikust. Tahetakse maha lasta mind. Vaata, keegi jälitab mind juba mitusada aastat. Ma jooksen metsas, kelle eest 20 000 Rootsi, Saksa, Poola, Taani, Rooma, paavsti, sõjameest. Vahet pole kelle eest, lihtsalt jooksen oma elu eest. Ma jooksen sinu laste tuleviku eest. Jääb seisma jälitava salga juht, sihib, räuskab oma meestele, et no tulge eest. Maha laseme kõik kabuhirmus põgenevad eestlased. Teine sõna osa, lase. Jah, see on etymoloogiliselt kõrgem tase. Olen läbi Puudesalu sihikule võetud, olukord on tulisemaks köetud. Kas on mul kuklas vibu, amb või vint? See pole lihtsalt kevadine sprint. Kas on hüüatuseks podoštii või halt? Neis kõlab lase kõige hirmsamalt. Nüüd on vist kõik, saab hukka meie sugu ja hääbub habras oma riigi lugu. Näe, vikatimes paju otsast haljast tera luiskab, kuid mina ikka jooksen laulvat liiva tuiskab. Me tegelikult pole liiga aeglased, mis sest, et ikka jälle jalka alagrupis vaevleme. Seal jookseb kõige esimene meie seast. Jah, meie seast eest lase. Ja kätte jõuab 3. sõna. Lööb püssikukk. See pole põmm, ei ole pah, see ei ole kõmaki. See tegelikult pole õige sõnagi. On hääl, kui püssis pole kuuli. On pääsemine üle väitsa tera. On napikas, veel maitsta saan su huuli. On meie õnnis algupära. See on me pääsemise päev, me õnn ja rõõm ja vaev ja raev. Sooviksin, et kuulnud oleks seda kõik, kes püssi kuuli läbi hukkunud ja kõigil oleks sitta moodi vedanud ja keegi poleks surnud maha kukkunud. Nii paljud suguvõsad räägivad sest valust. Mu oma vana onu noore mehena ka maha lastud täitmas sambla alust ja kõdunemas vara langend lehena. Eest lase, eestlased. Mu mantlisaba puude vahel vilksatab läbi võika vana aja udu, kui päike vastu püssikukke kilksatab, tean meie nime sala ajalugu. Ma ei tea, kas teiega on ka nii, et vabariigi aastapäeval ikkagi mõtlete meestest natuke rohkem kui naistest. Et minu jaoks on nii ja mida aasta edasi, seda vähem ma mõtlen sellest pateetiliselt, aga ma mõtlen ikkagi väga suure tänutundega nendele meestele ja poistele, kes päriselt ka läksid vabadussõtta. Ja nii paljud ei tulnud tagasi. Mõtlen, kui julge sugupool need mehed ikka on. Et muidugi paljude nende taga on
on võimsad naised ja julged naised ja väga hoolitsevad naised, aga paljudel neid polnud ka. Et see vaprus, mis meestel ajast aega ikka nagu välja lööb, et see on ikkagi üks Jumalast antud vaprus ja selle suurt hüve me praegu naudime. Nii et vahel, kui on nagu raske ja ärev praeguse aja Eestis, siis mina küll mõtlen, et üks asi on ikka väga hästi, et meil on see vabadus kätte võideldud. Me ei pea praegu mõtlema, et keda rindele saata. Et aitäh selle eest. Ja siin Laidoneri lossis, milline uhke koht ikka luule lugemiseks sellel pidulikul ajal. Ma tahan lugeda luuletuse Minu suguvõsa mehed. Paljud neist käisid ka vabadussõjas, mõned ei käinud, mõned olid ka paandunud patsifistid, mõned olid metsas, mõned aitasid muud moodi kaasa, nagu enamikes Eesti suguvõsades. Ja ma loen selle nendele tervituseks ja palun mõelda kõigil selle juures tänutundega oma suguvõsa meestele. Minu suguvõsa mehed õpetasid ikka, kui sa külla lähed, hakka ikka õigel ajal ära tulema, siis just tuntakse kõige enam rõemu. Minu suguvõsa naised ja lapsed teadsid, et see õige aeg saabub tavaliselt 3. päeval, pärast lõunal, siis kui parimad söögid on söödud ja õlleankru põhi paistab. Ja juured on juttudega joodetud. Minu suguvõsa mehed võtsid vastutuse juba siis, kui nad ei osanud veel rääkida. Perepea lõi neis juba rinnalapsena välja. Üks mu suguvõsa mees tahtis Soome pruudile muljet avaldada. Pani ilusa ülikonna selga ja viis pruudi Tallinnas Kadrioru parki jalutama. Ütles muuseas, et Kadrioru loss olla tema oma. Pulmad tehti ära ja siis viidi pruut Kanasitasesse taluhoovi perenaiseks. Soome noorik läks kiiresti hulluks ja põgenes koju tagasi. Rääkis kõigile, et oli kuradite juures käinud. Minu suguvõsa mehed rääkisid ikka, ole oma pruudiga kaua kirjavahetuses, siis tuleb hea abielu. Aga üks mu suguvõsa mees on oma laulatusel altari ees öelnud, ei, kurat võtaks, nüüd olgu lõpp, te olete siin kõik minu varanduse peal väljas. Minu suguvõsa mehed, oma õigus käena, oma kohus alla kuue, oma säädus alla särgi, õpetamas metsavenna punkris mu 5-aastast ema. Kui kuskil inimest näed, viska ruttu rohtu pikali. Minu vanaisa kaevas haarangus tapetud vennale hauda, kaevas ja vandus. Kui nüüd mõni punane mõrtsukas tuleks, selle sama labidaga lööks ta maha. Minu suguvõsa meeste hambatüügaste all kasvas mälestusi. Küla ajalugu pidi teadma enne aabitset, suguvõsa elulugusid enne piiblilugu, anekdoote enne, kui armastus peale tuleb, anekdoote enne armastust. Minu suguvõsa mehed tahtsid, et kõik lapsed teaksid, kuidas külakingsepp, kes olnud ainus kommunist meie külas, roninud punaste tulles maantee ääres Keldrimäe otsa ja hüüdnud täiest kõrist, elagu Stalin. Punased ei saanud aru, mida ta karjub ja kütsid talle esimesena kuuli keresse, elagu Stalin. Naeravad minu suguvõsa mehed ikka veel vuntsi. Minu vanaisa on ajalehes Lääne elu 5-aastaku plaani täitmata jätmise pärast hurjutada saanud ja veel vanu igi vandunud, mis asja sa neid traktorisi parandad, kui varuosi pole kuskilt saada, kuradiraisad. Vanaonu Jüri on öelnud, egas ma siis oma
vana ja umbkeelset ema poleks lasknud üksi Siberisse saata, muidugi läksin kaasa. Üks mu suguvõsa mees on endale eesrindel kämblaga liiva silma kühveldanud, et hospidali saada. Seesama on pärast 15 aastat metsas redutamist öelnud, kui hea, et mina ei pidanud kedagi tapma. Minu suguvõsa mehed olevat mõisa nime võtma minnes arutanud. Me oleme kanged linnuajajad mehed, võtame nimeks Lindal. Minu suguvõsa mehed on külatüdrukutelt musi norinud, oma pruuti pulma ööni hoidnud ja oodanud, lastele öelnud, mis te siin toa vahel sõelute, kulutate ukse hingesid. Nad on tüdrukute nukkudele puust päid nikerdanud, kirste tagunud, nuku ja nurgavoodeid parandanud. Üks mu suguvõsa mees raius omale täies elujõus, olles kivist risti, kus peal on kiri. Siin puhkab Jüri Peetris, sündinud 1782, vinnas selle õlale ja kõndis läbi küla nagu suur tõll. See kivirist on nüüd Lääne-Nigula kiriku kõrval otse kui ausammas minu suguvõsa meestele. Aga kui naine oli pannud teda ükskord vanast peast perele kartuleid koorima, olla ta vastanud. Eks igaüks koorigu omad kartulid ikka isi. Minu vanaisa Johannes on esimese palga eest tööhöövli peal oma naisele talvemantli ostnud, pärast öelnud, no mis sa häbened, pane selga. Ta on kõikidele oma tütardele kõrghariduse andnud, pärast kiidelnud. Mina olen ka Tartu Ülikoolis käinud, tütre lõpuaktusel. Mõni oli peremees, mõni oli meremees, mõni oli töömees, mõni oli öömees. 3 sajandit tagasi pääses üks vend tormiga Hiiumaale ja temast tulid need Hiiumaa seppelid. Teine vend pääses Läänemaale ja temast tulid minu suguvõsa mehed, päris orjuse maha pesnud, talud päriseks ostnud, peremehed, meremehed, töömehed, öömehed. Eks igaüks kooriga omad kartulid ikka ise mehed. Teehöövli mehed, linnuajajad mehed, kes õpetasid oma poegadele, igaühel peab passi vahel olema natuke salakuluraha. Salakuluraha, hingetagune mets, kott vilja, mis sügisel ära toidab, meie isa palve, lorilaul, õlle tegemisretsept. Vahel õhtuti kuulan, nagu räägiksid minu suguvõsa mehed köögis õllekapa taga edasi jahijutte ja sõjajutte, Ameerika hääle jutte ja onu Heino jutte ja vahel ma kuulan öösiti, et mu vanaisa südamestimulaator tuksub minus edasi. Minu suguvõsa mehed elavad minus edasi ja mõni küsib ikka keset pidu, kas ma kuulsin õigesti, et keegi hüüdis proosit. Üks mu suguvõsa mees õpetas mulle pimedal Brežnevi ajal Eesti hümni, Eesti lippu ja kõik jõululaulud selgeks. Ma tulen taevast ülevalt, laulavad kõik minu suguvõsa mehed ikka veel jõululaupäeviti ja neid on täis kõik Läänemaa kirikud. Minu suguvõsa mehed, Taaveti kroonid peas, õsamehed, sugumehed, minu mehed. Viimsi Viva virtuaalklubi saade, mis on pühendatud 103. vabariigi aastapäevale, on täies hoos, võibki niimoodi öelda, ja mul on hea meel enda kõrval tervitada meie tänase piduliku kontserdi ühte peaesinet, Kristiina Ehinit. Ja küsikski kohe, et milliste tunnetega, Kristiina, oled sa tänasel sellisel tähtsamat sorti päeval just nimelt siin Viimsis? Kõigepealt muidugi suur tänu kutsumast, et see on mulle suur au. Minu meelest on Viimsi üks kõige ilusamaid kante Põhja-Eestis. Ja kui ma olen käinud Kummus, siis ma olen vaadanud neid vanu baltisakslaste maalitud maale, kus Toompea on selline peaaegu nagu väike küla ja seal ümber on suured põllud ja
paerannik. Ja siis ma olen püüdnud mõelda, et kus nüüd oli Viimsi ja kus oli kõik need, mis praegu on ikkagi väärikad linnakesed. Et selline Kreutzwaldi aegne nagu kujutas Tallinnast vahetevahel kummitab mind, aga lapsepõlves ma olen puhanud meie Ehinite suvilas Mähel. Üsna siin samas lähedal. Üsna lähedal ja siis ikka mere äärde jooksnud ja jalgrattaga sõitnud ja et selle kaudu olen tuttav. No sinu päevad mööduvad ikkagi Lõuna-Eestis Tartus, aga kui sul oleks võimalik valida ükskõik milline paik Eestimaal, kas sa vahetaksid selle Tartu vastu välja, kui me kutsuksime sind siia elama või hoopis või pakuksime sulle siia suvilat sinna Mähe asemel nüüd lausa Viimsisse? Milline tore mõte juba. Aga muidugi ma olen elanud paljudes kohtades, sealhulgas ka näiteks Mohni saarel peaaegu terve aasta. Nii et ma ikka otsin inspiratsiooni erinevatest Eesti paikadest ja olen vähe olnud püsiv. Tee on muidugi viinud Tartu tagasi, nagu laulus juba ütleb, aga jällegi ärakäimised on mulle olnud väga olulised. No sa just juba ise ütlesid ka, et inspiratsiooni otsingutel oled sa külastanud väga paljusid paikasid, aga kui me nüüd natukene laiendame seda mõistet, tänapäeval olla poeet, on see lihtne? Kui me arvestame sellega, et tänapäeval on ju väga palju räppareid näiteks, kes on ka ju mõnes mõttes poeedid, aga pisut teistsuguses võtmes. Ja kui lihtne või kui keeruline on olla poeet ja millised on siis need asjad, mis panevad sinu hinge nii-öelda tööle ja panevad looma? See poeet ja poetess alati mind natuke paneb võõrastama ka, samas ta on nagu ilus. See poe sõna on seal natuke nagu oleks ostatav ja müüdav, aga luuletaja mulle ikka meeldib kõige rohkem. Ja ma olen ka mõned räpplaulud avaldanud ja püüan seda luuletaja olemist näha nagu suures plaanis ja see autori laulu puhul on mulle ka tuttav. Ja proosateoseid olen ka kirjutanud, aga luule on nagu mingi vana voolusäng. Ja see ikkagi kisub mind kaasa. Kui me toomegi nüüd nii-öelda võrdluse siis luuletajatest, kes on meil tuntud Eesti Vabariigi algusaastatest ja kui me nüüd vaatame siis luuletajad, kes on tänapäeval ülimalt populaarsed, siis kas sinu arvates on luule kuidagimoodi muutunud ka ajas? Kas on teemad tõenäoliselt ikkagi on olnud kaks varianti, kas on siis püsivad teemad ja siis nii-öelda tänapäevased, aga kui me räägime keelelises mõttes, kas on siis eesti keel luulelises mõttes ka muutunud? Kindlasti on muutunud. Ma praegu just loen Huno Rätsepa sellist ajaloolist vaadet Eesti sõnadesse, et kas sa näiteks teadsid, et jõgi ja juga on väga vanad sõnad ja nagu millised sõnad on meil kuskilt laenatud ja millised on tõesti selline väga vana soome-ugri voolusäng, näiteks sõna öö. Ja mulle meeldib tunnetada luules ja sõnades seda sõnade ajalugu. Et sõna saab tõesti palju tähendusi juurde ja muutub nagu mingiks elusaks olevuseks. Oskad sa ette ka prognoosida näiteks, milline võiks olla eestikeelne luule siis, kui me peame Eesti Vabariigi 205. juubelit näiteks? Ma arvan, et see peab ikka olemas olema. Et kui ta praegu olemas on, mõtle, millest me kõigest läbi oleme ikkagi tulnud. Et see on puhas ime ja see näitab meie lihtsalt rahva sellist sügavat vaba hinge. Et me oleme olemas, et me ei oleks saanud oma riiki vabaks võidelda, kui meil poleks see vaba hing sees olnud. Ja vaba hing tähendab alati ka poeetiline hing. Vabadust ilma luuleta ei ole olemas. Muudame natukene teemat ja anname sulle natukene ka sellist fantaasiaks inspiratsiooni, et kui sul oleks võimalik praegu siin saalis näiteks vasakulst uksest välja minnes kohata ükskõik millise maailma inimese või tegelasega, kas siis ajaloost või tänapäevast, kes see võiks olla? Ja miks? No siin lossis muidugi Laidoner ja tema proua ja ma ei tea, ma mõtleks välja selle žesti, et kuidas tõesti au anda, et ikka milline mees ja milline naine.
aga olen muidugi fantaseerinud näiteks, et kohtun Liidia Koidulaga ja oleneb siis, kui palju mulle aega antakse seal ajamasinas, aga kui see aeg on näiteks ainult üks õhtu või hommikuni Koiduni, siis kui kirevad kikkad, et siis ma vist üritaksin teda täis joota. Et võtaks kohe ühe hea pudeli konjakit ja tahaks, et ta nagu päris tõsiselt räägiks, nagu kuidas tal läheb ja mis ta on mõelnud ja kuidas tal on olla olnud selles ajas. No kujutad ette, isegi teda ei lastud laulu peale laulma. Et kui suur see tegelikult patriarhaalne surve ikkagi ka oli, et ta oli oma aja suurkuju ja samas ta ei saanud särada, ta pidi olema kusagil vaka all, kusagil oma isa tütrena ainult, et ma tahaks nii väga kuulda tema päris hinge ja jagaksin enda omaga nii palju, kui vähegi suudan. No kahjuks mul ei ole praegu pakkuda sulle konjakit siin, aga tahaks sinu käest küsida, et mis on siis Kristiina Ehina hingel aastal 2021? Ma mõtlesin, et nüüd sa küsid, et mis mu lemmik konjak on. Seda ma ei tea praegu veel, aga hingel aastal 2021. Jah, on olemas võib-olla mõni selline teema, mis hetkel on ühiskonnas väga aktuaalne, mis pakub sulle meelehärmi, pakub sulle või vastupidi, võib-olla rõõmu? Ma arvan, et see rahu ja ärevuse skaala on see, mis on mulle väga oluline teema. Ja ma ise tunnen ikkagi vahel, kuidas meil läheb hästi ärevaks ja sotsiaalmeedias ja kõik see, mis praegu toimub maailmas ja et kuidas rahu hoida ja tänulikkust ja mingisugust inimlikku tagasihoidlikkust. Et ma arvan, et sotsiaalmeedia ka, et seal on mitu head külge, aga et tihti ta paneb tundma inimesi ja ka noori nagu mingisuguses suurushullustuses. Et me tundume endile äkki väga tähtsad. Ja ma ei usu, et see on hea tunne tegelikult pikas plaanis, et ma arvan, et just vabariigi aastapäeval, et meenutada neid, kes on kuidagi lihtsalt ja kasinalt ja askeetlikult hakkama saanud oma eluga. Et see on kuidagi puhastav ja värskendav tunne. Ja võib-olla siis siia lõpetuseks ka mõned õpetussõnad Kristiina Ehinalt, ehk siis sa oled oma olemuselt väga malbe inimene, väga soe inimene. Teisalt oled sa ka päris tähtis inimene Eesti inimeste jaoks ja võib-olla siis millised on need märksõnad, mida peaksid endale need samad noored, kes tänapäeval tunnevad ennast väga tähtsatena ja tänu sellele ka võib-olla tihtipeale üksikuna. Et millised on need märksõnad, mida nad peaksid endale meelde tuletama selleks, et jääda päris ehedaks inimeseks nagu sina? No ma ei tea, kas ma suudan alati eeskujuks olla, kuigi vahel tahaks küll, mida vanemaks ma saan, seda rohkem tunned, et nii hea meel on, kui mõned väiksed tüdrukud või poisid vahel tulevad juurde ja kuidagi ütlevad midagi head või et sa oled tähtis olnud oma mõtetega. Et need on väga ilusad hetked mulle, isegi tähtsamad, kui see, kui oma vanused tulevad. Aga et ma tahaks neile öelda, et nemad on ka varsti vanad. Ja see tegelikult käib ikka kähku, üsna sõrmenipsust, et meil ei ole palju aastaid antud ja 100 aastatki läheb kähku. Ja juba praegu tuleb hakata ikkagi valmistuma, et kuidas olla vanaisa ja vanaema ja vanavanaema ja vanavanaisa. Ja siis ei aita ainult ekraanid. Aitäh sulle. Aitäh. Vaikusse, valgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda sinusse usun, kui kindlasse linna ära. Siis minema lend. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad.
tahan ja tahan, nüüd taevast tahab, küllap siis seda on vaja. Tahan ja tahan, nüüd taevast tahab, selleks mul sindki on. Selleks mul sindki on vaja. Mul on su ilu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja, mul on. Vaikusse, valgusse, puhtusse minna suudan, kui ületan enda, sinusse usun, kui kindlasse linna ära, siis minema lenda. Kõik, mida tunnen, pean vaikima maha. Sina vaid vaikuses kajad. Tahan ja tahan, nüüd taevast tahab, küllap siis seda on vaja. Tahan ja tahan, nüüd taevast tahab, selleks mul sindki on. Selleks mul sindki on vaja. Mul on su ilu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja. Mul on su ilu vaja, mul on su elu vaja, mul on su hinge vaja, sinu ilu vaja, sinu rahu vaja. Ma tabasin ennast mõttelt, et ma tahan Eesti suured sümbolid, lipuvärvid ja rahvuslinnud ja ma tahan need enda jaoks uuesti isiklikult tähendusrikkaks mõelda. Ja lähtuda nii, et neid ei saa keegi minult võtta. Ei ükski kaabu ega tõrvikuvalgus, et need on minu. Ja tegelikult natuke sellele mõeldes sündis üks luuletus, mis pisut ulakalt mängib meie rahvuslinnu teemaga, aga minu jaoks on sellel sügav mõte, et ma pole kunagi kuulnud, et suitsupääsuke oleks tuhast tõusja, aga minu jaoks Eesti rahvas on just nimelt tuhast tõusja, nii nagu see müütiline lind fööniks. 2 Põhjamaa fööniksit, veelinnu rahvalast, koos ajaloo luiteliival. 2 Põhjamaa fööniksit söönuks said 3, nii neil kokku puutusid tiivad. Kodu otsides külmunud soo, lestat tallasid tümaks. Keelt polnud veel sündinud, aga lood said korraga meie omaks. 2 sulist ja tulist veelinnulast, all tähtede tõde ja valet. Üksteist ei väsinud kutsumast,
ja tõmbamast lähemale, siis särinal kokku puutume ja me tuhk langeb luiteorgu, kus meheks ja naiseks muutume ja siis tekib taevas ja põrgu. Ja siit edasi minnes neid müütilisi radu, ma tahtsin teada, mida tehti meil siis, kui oli Londonis suur tulekahju või mida tehti siis, kui Briti kuninga kotta viidi Kohinoori teemant või mida meil tehti siis, kui Pärsias astus troonile Nadir Shah. Kuidas me sobitume maailma ajaloo suurde pilti oma palju väiksemate lugude kaudu, aga meie jaoks on need lood siiski ainsad, mis meil on ja väga kallid. Ja nii ma panin kokku suure maailma ajaloo ja oma enese perepärimuse, tahtmata sellega oma perepärimust kuidagi liigselt tähtsustada. Eks ta ole selline nagu meil kõigil, talupoeglik ja pisut kodukootud vammuses, aga siiski meie oma. Kui Siegfried alles taltsutas Islandi kuninga tütart Brunhildat, oli minu koduküla juba küla ja sood selle ümber olid siis juba põhjatud. Kui Norra kuninga Harald Kaunisjuukse kaksikpojad siia laevadega rahvast raiuma maabusid, olime meie juba ridalased. Meie emad ja isad olid ridalased ja suits ja udu olid samad, mis nüüd. Me olime ridalased juba siis ja vaatasime, kuidas päike keskpäeval kadus dünamünde missionäri kõhtu. Kui piiskop Albert maabus 23 kogega Väina jõe suudmes, muutusime märevaks. Panime soont tagana ja vomend tagana omadega seljad kokku ja kui mõõgad raiusime vastu ja kui meid ristiti, pesime selle maha ja kui anti rahu, nikerdasime hobuse valjaid, mis olid kaugele kuulsad. Kevadel on külm, adrad on jääs, maa on kõva nagu lõualuu, kust kangutada vaenlase hambaid. Vilja on külvatavaid mõni peotäis ja elu sõltub jälle kalaõnnest, jahiõnnest ja sellest, kas laugaste vahelt leiab külmunud jõhvikaid. Ja siis oligi see läbi. Ülestõusud olid tõustud ja ristimisvesi ei tulnud enam maha ja ellu jääjate silmad hiilgavad ikka veel läbi kadkulainetes heitleva keskaja nagu leedripuu marjad. Ja Leedikülas voolas juba siis oja, turvalepas kahisesid lepad, soosalus sinetas soo ja rabaservalt sai suviti mesimagusaid muulukaid, mis ajasid kõik mured eemale. Ja siis, kui Nadir Shah tuli Pärsias troonile ja sai Indiast sõjasaagiks kuulsa Kohinoori teemanti, millest sai hiljem Briti kroon juveel, ujus üks mu Soome soost esiisa Seppel Väinamere jääsupis Rohukülla välja ja kuulis esimest korda eesti keelt. Ta ei saanud enam kunagi Soome tagasi. Mu suguvõsa neelas ta alla nagu Briti kuningakoda Kohinoori teemanti. Ja siis, kui Kariibi mere saartele viidi 100 000 mustanahalisi orje ja iga kõrvetav magus suhkruroovarus tilkus soolastest orjapisaratest, polnud minu esivanemad veel suhkrut maitsnudki. Kubjas viskas mõisapõllul mu vaarema Annale, kes oli tol ajal sihvakas neiu, naeri vagude vahele jalgade ette suure punase õuna ja mu suguvõsa räägib siiani, et küll see õun oli magus
ja küll need meie suguvõsa naised olid ilusad, kui isegi kuri kubjas Annale selle magusa õuna viskas. Ja kui esimest korda Pariisis hõisati vabadus, vendlus, võrdsus ja kui giljotiini kiiskav tera tilkus Prantsuse kuninga verd ja kogu linn kihises ikka veel leivapuuduses vaevleva rahva kohta öeldud Maria Antonetti sõnadest, eks söögu siis saia, pani üks mu esiisa oma 3 tütart mehele, läks Harju mõttes halvasti, aga Läänemaa mõttes keskmiselt. 3 tütre sünnitatud 20 lapsest jäi katku ja sõja kiusta 6 tükki ellu ja pulmades lauldi ikka, oh pidu, oh pilli, ilut tipsjalgade ja vana kõrtsikaia kõhunahk. Aga kui ersad ja moksad alles laulsid, siis meie omad juba rääkisid ja kui Winnet Tõu lennutas tomahooki valge mehe skalpi, ladus minu esivanem Lähtru uue mõisahoone vundamendi kive. Pärast Mahtra sõda olid meestelt relvad ära võetud ja puutöö kirved ei lennanud päriselt nagu tomahoogid ja pooled mehed ei rääkinud üldse ja nende poegadest pärinevadki need Karjatši ja Stonski baarianid. Ja siis, kui Draakula loss läks Habsburgide valdusesse ja kui Peeter I kuulutab 1. septembri asemel uue aasta alguseks 1. jaanuari ja kui Peterburi kerkib ja London laieneb ja Tartu põleb, kõlksusid maal ikka kokku naised ja lehmad, mehed ja hobused, lapsed ja lambad. Üle kere puugivahendiga koos lähen minagi Leedi külla tagasi, lükkan sõnajalad kõrvale ja vaatan äkki silma oma tare tahmasele esivanemale, kes ütleb nagu tookord uneski, küll magus muuluka maitse varjutab kõik elu hernaretked. Siit Viimsist Sõrvesääre poole vaadates, no küll ümber nurga, aga seal on üks sõber Oliver Parrest, kes järgmise loo kirjutas, terviseid sinna Muhu ja Saaremaa poole siin. Kikas kireja ajame ööminema, praegu küll ei näe veel kõike, aga juba tõuseb päike. Kireja ajame ööminema, praegu küll ei näe veel kõike, aga juba tõuseb päike. Kõigi pepud läände, ilm on ida poole käände, ära vahi ringi nagane, kes tuleb nurga taga, andke mulle lauda katust, mul on päiksest laulda natust, mõista, arva, tuleb idast, kuid ei mõrva. Elu loobe paistab silma, iga päev loob uue ilma, päikene mäletab panimaid aegu, päev ise sünnib praegu. Kikas kireja ajame ööminema, praegu küll ei näe veel kõike, aga juba tõuseb päike. Kikas kireja ajame ööminema, praegu küll ei näe veel kõike, aga juba tõuseb päike. Kui kalkun teab, et homme on päev, siis see on epistemoloogiliselt väär. Aga kui huvi puudusel homme jääb ära, hommikul selgub ei jäänudki kurram, kui saab nagu magad, see on normaalne, päeva tulek ei ole optsionaalne, päev tervitab sind ja aga praegu sa oled siin, tervitab päeva.
kire ja ajame öö minema. Praegu küll ei näe veel kõike, aga juba tõuseb päike. Kaaskire ja eks varsti näeb, mis täna saab. Kas selga noa või saia kõhtu, kuid hõiskame, kui kätte jõuab õhtu. Kaaskire ja ajame öö minema. Praegu küll ei näe veel kõike, aga juba tõuseb päike. Kaaskire ja ajame öö minema. Praegu küll ei näe veel kõike, aga juba jõuab päike. Ma lugesin luulet minu viimasest luulekogust Janu on kõikidel üks. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnust tuksuma, kui su nimest suhu võtab püha Eesti Isamaa. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaotada, mõnda elus jätama. Sind ei jää unusta. Sinu rinnal olen hinganud, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulnud sa. Eestimaa mu tööb mu laulu, sul neid tulin rääkima. Ei jõua iial öelda ma, kuis täidad südame, sinu põueda hõikama, kord viimse unele. Ema kombel kinnitata lapse tuksvat rinda sa, Eesti mulk ja Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta.
ristavad südame, sinu rütmelan heitama, kord viimsel unele. Ema kombel kinni katno, lapsed uksvad rinnasa, Eesti mulga, Eesti süda, kes neil jõuaks lahuta. Eesti mulga, Eesti süda, kes neid jõuaks lahuta. Radikate soojus. Memme kootud käpikud, mis päevis asjaloojus.
emmikallistus või hoopis sissi loomimine. Sejaküün ja kuusepeai. Või teistest hoolimine. Hakkas kohe kalmistama. Mis siis on seesama? Oleme me ise. Palju õnne Eesti! Kus on minu koduke, koduke nii armsake, seal kus isa emake, sõsar väike velleke. Kus on isa emake, sõsar väike velleke, seal kus Tammest taareke, taare ümber aiake. Kus on Tammest taareke, taare ümber aiake, seal kus metsad sinavad, pikad põllud lõpevad. Kus need metsad sinavad, pikad põllud lõpevad, seal kus minu koduke, koduke nii armsake. Küll need taevaveskid käivad, ööd ja päevad, oi seda valget lumejahu, mis enam kuhugi ei mahu. Muudkui sajab, 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 matab tänavad ja majad, täidab hoovid müürisopid, aknad uksed kinni toppib. Langeb helbeid, langeb, üle pea on kasvanud hanged. Langeb helbeid, langeb,
Sinsed vägevad puud, üle Maarjamaa männid, hoidku sind oma tees üles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pilvede ilu, ükskord sirutad oksad, veel on aega, veel pole vilu. Kuu künnab tumedast taevast järvele vao, valguse vao, linn saab korraga jume. Hetkega etes on nõunapuun, tulpide tuline rada, vii mind koju, vii mind koju. Siinsed vägevad puud, üle Maarjamaa männid, hoidku sind oma tees üles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pilvede ilu, ükskord siru